Tere kõigile! Eelmisest nädalast Euroopa Parlamendis. Teema, mis võttis enamuse minu ajast ja mille üle ka väga palju arutleti, oli sõda Nagorno-Karabahhis. Ja kui ma täna pühapäeval loen neid uudiseid, siis paistab, et sõjategevus on läinud veel hullemaks ja paistab, et rahu ei tule lähiajal. Miks see teema puudutab mind? Ma olen Euroopa Parlamendi Lõuna-Kaukaasia delegatsiooni juht. See tähendab, et ma juhin Euroopa Parlamendi delegatsioone suhtlemisel Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaaniga. Ja ma ei saa öelda, et see, mis praegu puhkes Nagorno-Karabahhis nädal tagasi, oleks olnud väga suur üllatus. Ei olnud. Juba 1,5 aastat või natukene rohkem on näha, et pinged on kasvanud. Armeenlased osalesid sõjalises õppuses koos Venemaaga, aserbaidžaanlased osalesid sõjalises õppuses Türgiga, toimus piiriintsidente, armeenlased ehitasid tee läbi okupeeritud Nagorno-Karabahhi küsimata selleks aserbaidžaanlastelt luba. Kui kuulata, mida riigijuhid, kaasa arvatud president ja peaminister oma kõnedes, millist sõnavara nad kasutasid, siis oli näha, et ka retooriliselt on ikka jõutud täiesti uutele kõrgustele. Nii et asi liikus samm-sammult, aga oli ikkagi lootus, et sõda ei puhke. Ei puhke sõda, mis valmistab kannatusi eelkõige tsiviilisikutele. Nagorno-Karabahhi juured lähevad ju tegelikult nõukogude aega. Ja vahel küsitakse, et miks ei ole ta võrreldav Gruusia või Ukrainaga. Nagorno-Karabahhi otsuse tegid nõukogude võimud. Gruusia Ukraina puhul tegi otsuse rahvas, kui tahtis paremaid suhteid Euroopa Liiduga, kui tahtis tihedamat koostööd Euroopa Liiduga ja Venemaa maksis talle selle eest kätte. Nagorno-Karabahhis on siis valdavalt armeenlaste poolt asustatud piirkond, kus rahutused puhkesid 1988. aastal ja sõjategevus 1993, mille käigus Armeenia tõrjus välja sealt territooriumil elavad aserbaidžaanlased ja ka Nagorno-Karabahhi staatus oleks pidanud kokku lepitama tulevikus rahukõneluste tingimustes. Rahukõnelused algasid 90-ndatel, neid juhtis nii-öelda Minski grupi kaasesimehed, kuhu kuuluvad Ameerika Ühendriigid, Venemaa ja Prantsusmaa. Tänaseks on näha, et usaldus selle Minski grupi vastu on praktiliselt olematu. Venemaa müüb relvi mõlemale poolele ja on Armeenia liitlane. Kui te kuulate või kui te loete, mida president Aliyev on öelnud Macroni kohta, siis seal ei ole tegemist usaldusega. Ameerika Ühendriigid aga tegelevad oma valimiste ettevalmistamisega ja on üldse rahvusvahelisel areenil passiivsed. Et selline on tänane olukord. Ma olen teinud mitmeid avaldusi delegatsiooni juhina. Olen kutsunud üles rahumeelsele koostööle. Olen kutsunud üles piiri intsidentide lõpetamisele. Tegin seda korduvalt ka suve ajal. Nüüd sõidan Brüsselisse ja sellel nädalal ootab ees Brüsselis Euroopa Parlamendi plenaaristungil Nagorno-Karabahhi arutelu. Olen pidevalt suhelnud Aserbaidžaani ja Armeenia saadikutega Euroopa Liidu juures. Sellel nädalal räägin kindlasti ka oma kolleegidega mõlema riigi parlamendis. Nii et selline oli minu eelmine nädal, selline saab olema see nädal, kus tähelepanu keskpunktis on sõjategevus Nagorno-Karabahhi piirkonnas.